tere tulemast ka minu poolt jalgpallirahvas. Selleks korraks olete sattunud ikka endiselt Saku gümnaasiumi spordikompleksisse ning siin toimub saali meistriliiga kohamängud. See Phoenix ja vile on antud, Silla FC Phoenix pani pallimängu ning siin täna sellel ajal saab selguse, kes on tugevam ja Nikita Tšernei, kas avab ja milline tõrje Kapenko poolt ja kas Karl Mööl avab Saku Sportingu seisu. 1 lööjaks Mööl ja mängitud on 18:32 ehk siis aja poole pealt on mängitud. Kas siit Silla Phoenix saab midagi parandada? Tuleb keskele ja saab, milline lahtimäng. Oi, see vastus oli kiire. Number 88, Anton Siro. Aga siin Martin Kaase paneb pallimängu, leiab sealt Saku mängija taga, ei õnnestu. Nüüd vaatame, kas siit õnnestub ja oi, milline värav. Oi, iga värav on aina ilusam. Ja värava lööjaks on Nikita Tšernei. Tšernei ja Martin Kase peadega kõksutasid seal seda palli ja taga vaatame, kas siit tuleb ka pealelöök ja Raido Luhar enne eksis, siis nüüd ta päästis. Tuleb pikk, ei, Kapenko pettis, aga siin eksitakse ja 3 meest ja karistatakse kohe ära ja tehakse seisuks 3-1 ja kes selle seisu 3-1 teeb, siis selleks on Aleksander Sepp, number 19, Saku. Aga jaa, noh. Eks ma ei saa iga selle... Oi, ja olemas number 99, Vadim Velikanov teeb seisuks 3-2. Mida Sillamäe Phoenix läheb andma? Männi tuleb keskele ja täpselt samamoodi nagu enne küljejoone pealt, siis nüüd nurgalöögi pealt ja mida ma ütlesin, et seda kolmandat on haista. Aga Sirotkin Sillamäe FC Phoenixi koduplatsil ehk siis Sillamäel. Ja kui täna tuli Silla, siis Sakule külla, siis homme peab Saku minema. Oi, kus mängitud! Danilo Tsigankovi kannaga sööt läheb ikkagi läbi ning selle värava tehti 1-0, siis nad viigistasid 1-1. Vahepeal Saku läks edasi, aga nüüd tühi värav. Kas siit ja tuleb ära ja oi, Sillamäe FC Phoenix, Roman Paškov, number 10. Siin ei ole ju isegi minutit vahel, kus, aga Raul Männi, sealt ei lähe pall edasi ja nüüd on Saku võimalus. 2-1, kas siit Sepp saab ära lahendatud ja saab! Aleksander Sepp. Sepa jaoks on see teine värav täna. Ning mis siin toimub? Ja Karl Mööl läheb seda nurgalööki andma, aga nüüd kas tuleb? Ei tule chip ja on olemas Nikita Tšernei. Milline mängitud nurgalöök. Tuleb chip. Kas saab ja Aleksander Sepp teeb seisuks 6-5 ja Sepa jaoks on see 3. värav ja see on hat-trick. See on tema tänases mängus Aga nüüd Saku vaatame, Martin Kase viskab ette, aga seal noorte meeste vastu ei saa ja Martin Kase trügib sealt 2 meest läbi, söödab keskele ette ja Nikita Tšernei
ja Nikita Tšernei teeb seisuks 7-5 ja Tšernei jaoks on see ka tänases mängus. Homme õhtul on veel võimalik jälgida veel ühte põnevat kohtumist. Ja oi, Tiko Pavlenko, kuidas jäeti see mees üksinda ja tuleb Tiko Pavlenko ja teeb seisuks 7-6. Ja Tiko pigem siis lõhna. Ei oska öelda kumma tiimi jaoks. Näete, ütlesin ja mida teeb Rahul Männi ja Sirotkin. Rahul Männi ja Sirotkin, see on tänane MVP duubel. No need mehed, hoopis Silla FC Phoenix sai kaardi. Ja nüüd Tsõgankov, kas lahendab ära? Ja Tsõgankov! Danila Tsõgankov teeb seisuks 7-8. Ja no see mäng on olnud väga range. Kas siit tuleb chip? Martin Kase kiiresti ja Põstrovile vastu jalgu. Ja Silla FC Phoenix viib selle võidu endaga koju kaasa. Imelise lahingu on teinud mõlemad tiimid. 7-8 Silla FC Phoenixi kasuks.